Järgnevalt räägime sellest, kuidas on võimalik slaidi või kõikide slaidide alusesse lisada kas siis slaidi automaatnummerdust, nii nagu lehekülje numbrid näiteks Writeris, või juhul, kui ma soovin lisada näiteks sinna kuupäeva või ka kellaaega. Nüüd selle jaoks tuleks võtta vaademenüü ja vaademenüüst aken päisejalus. Nüüd esimene sektsioon kohe siin aknas räägib teile sellest, et kuidas on võimalik lisada kuupäeva. Siis teine sektsioon on teile juba tuttav, siin me lisasime jaluse teksti ja kolmas ongi siis slaidi numbri aktiveerimine. Võimalusega muideks, et esimesel slaidil ei näidata slaidi numbrit. Ja ka kuupäeva kellaaega. Nii et tegelikult see valik, see alumine käib nende kõigi ülemise 3 kohta. Nüüd kõigepealt kuupäev ja kellaaeg, kas siis fikseeritud, see tähendab trükite siia lahtrisse ise, või muutuv. Ja muutuva puhul saate valida ka stiili, näiteks päevanimi kuupäev või on kuupäev ja kellaaeg või on ainult kellaaeg näiteks, erinevad stiilid ja kui te olete sobiva valiku teinud, siis on sellega korras. Nüüd teine asi on slaidi number ja siin on tegemist ainult aktiveerimisega, ehk siis kas teete linnukese ja pannakse slaidi numbrid või te ei tee seda. Ning seejärel saate ka otsustada siis nüüd, kui kõik on valitud, kas rakendate ainult sellele ühele slaidile, mis teil on aktiivne, või rakenda kõikidele slaididele. Mina näiteks antud juhul kõigepealt rakendan ühele slaidile. Ja nüüd on siis ka ilusti näha, et siin slaididel, kui te vaatate alla paremasse nurka, ei ole välja toodud slaidi numbrid, aga esimesel slaidil on, näete siis vasakus nurgas kuupäev kellaaeg ja paremas nurgas on siis slaidi number. Nüüd juhul, kui ma sooviksin siiski rakendada kõigile, võtan uuesti vaade menüü, päisejalus ja need andmed on tegelikult siin eelmisest korrast paigas ja ma tegelikult tahan esimesel slaidil, et ei näidataks, kuna see on tiitelslaid, teen märke ja seejärel lõpsan rakenda kõigile. Ja tulemus on nüüd siis see, et kui te vaatate slaide, siis neil on all vasakus nurgas näiteks siis kuupäev kellaaeg ja paremas slaidi number ja esimene slaid on puutumata, nii et väga ilusti õnnestus.